Tänasel Tallinna vallutamise aastapäeval pronkssõduri juurde pärja asetanud Venemaa suursaadik Nikolai Uspenski ütles, et 22. september tähendab talle Tallinna vabastajate pidupäeva. Uspenski ütles, et teda rõõmustab see, et seda tähtpäeva mälestavad ka paljud noored. Ajaloolase David Vsevioi hinnangul näitab selline ajalooga manipuleerimine seda, et Venemaa on identiteedikriisis. Tallinnas Filtri teel asuv sõjaväekalmistu oli täna taas arvukate Vene telekanalite huvikeskmes. Päeva, mida iga Eesti koolilaps teab kui Tallinna okupeerimise päeva, tähistas pronkssõduri jalamile pärgade ja lillede panekuga lisaks Vene saatkonnale ning Vene poliitikutele ka pronksiöödeks ellu kutsutud rühmitus Öine vahtkond. Slava gerojem! Spasiba! Pronkssõduri juurde jäeti sümboolne igavene tuli ning sõduri juures on auvalves Punaarmee telkmantlitesse riietatud lapseohtu noored. Pronkssõduri juurde toodi lilli ka Narvas, sõdurit tähistas seal papist plakat. Venemaa suursaadik Nikolai Uspenski ütles, et teda rõõmustab, et paljud noored tänast tähtpäeva mälestavad. 22. septembril 65 aastat tagasi, kui Saksa okupatsiooniväed olid lahkunud, hõivas Tallinna Punaarmee. Pika Hermanni tornis lehvinud sinimustvalge lipu asemele heisati punalipp ning algas Nõukogude okupatsioon Eestis. Я думаю, что вряд ли сейчас уместно вести полемику относительно того, что где было. В данном случае вы почитайте исторические хроники, посмотрите фотографии, которые, кстати, вполне сохранились. Существует много публикаций. Этот день освобождения Таллина, это абсолютно очевидно. Ajaloolane David Vsevioi ütleb taolise ajalooga manipuleerimise kohta, et selle põhjuseks on Venemaa identiteedikriis. Kriisi algusmoment on Vsevioi sõnul ka sügavalt ajaloos. Aga me võime välja tuua eraldi aasta 1917, kui oleviku asemel hakati ju välja pakkuma nutilisi tulevikku, kosmose vallutamist ja nii edasi. Ja siis tekib mingisugune lõhe selle oodatud tegelikkuse ja reaalsuse vahel ja seda tuleb millegiga asendada. Vsevioi sõnul tuleks sõjast õppides arutleda selle üle, kuidas see üldse juhtuda sai. Ta lisas, et 22. september ei ole omaette kuupäev, vaid jätk kõigele sellele, mis sai alguse Molotovi-Ribbentropi paktiga.